käima, mõtteaine. 72. saade. Nagu vana inimese saade. Ja 72. Uskumatu. Aga mis seal ikka? Alustame nagu tavaliselt, entusiastlikult, rõõmsalt. Ma ei suuda teie entusiasmi ära oodata, kui me 100-ndani jõuame ükskord. Või jumal. Mis me siis teeme? Siis teeme laivi. Kas sellest tuleb alatu live? Alatu live Jah, tuleb. just. Nii. Kõigepealt kohe saate alguses väga eriline väljahõige meie sõbrale Siim Kindale, Siim Kinnas, fotograaf. Temaga me käisime sellel pühapäeva ilusal õhtupoolikul Tartus Toomemäel uut mõtteaine pildiseeriat valmistamas. Ja tahtsime lihtsalt teda tervitada ja talle aitäh öelda siin saates ka, et ta nii lahkesti meiega koos on juba teist korda pildistamas. Ja kõik, kes te saadet kuulete, kui te vajate fotograafi teenuseid, siis pöörduge Siimu poole. Me lingime tema kontoga meie Facebooki lehele. Eelkõige on Siim tuntud selle poolest, et ta on Eestis üks juhtivaid kehapildistajaid. Ehk siis ta pildistab üles enamiku kulturismi ja sellega seonduvate teiste spordialade võistlustest ja tihti on nagu nendele võistlejatele fotosessioone teinud aga ta teeb ka igasuguseid muid fotosid, nii et kes... Mina olen näinud väga palju tema koera näituste fotosid. Ja ta on ka usin koerakasvataja ise, et laia haardega fotograaf. Väga vinge. Tervitused Siimule ja võid meile kunagi külla tulla fotograafiast rääkima näiteks, kui me suudame välja mõelda, mis nurga alt sellele pildile läheneda. Jah. Nii. Kas räägin teisest toredast asjad veel? Räägi toredatest asjadest Meile tuli kiri. Kui me hakkame rääkima koledatest asjadest. Meile tuli kiri täpselt nädal tagasi. Kuna ma luba ei küsinud selle avalikult ette lugemiseks, siis ma ei hakka selle inimese nime ütlema. Aga väga armas ja ilus kiri ja väga pikk kiri. Et siin on, ma võin nagu näiteks esimese lõigu ette lugeda, et kiri algab siis niimoodi, et hei, nüüd mul oli aega teid kuulata ja pidin 2 saadet järgi kuulama ja millegipärast tekitasid mõlemad soovi vastata või olen lihtsalt lobamoklikus tujus. Anyway, mul on huvitav teada saada, et ma olen 5 teie saadet kuulava inimese seas. See nüüd on siis viide sellele naljale, mida ma mõni saade tagasi tegin, et Jorgen, meid kuulavad ainult 5 inimest, ära muretse, kas keegi pani tähele, et sa ütlesid midagi. Ja jätkan selle kirjaga, et ühest küljest tore, teisest küljest tekkis tunne, et ma ei tea, kas ma tahan nii ebapopulaarse asjaga olla seostatud. Fun fact minu jaoks, avastada, et mingi osake minust tunneb endiselt, et eneseväärtuse nägemiseks pean ma olema part of the cool kids. Mis me ei ole kunagi olnud, aga noh, seda on ju vaja. Panin kõrva taha, et self-deprecating huumor võib tekitada ka huvitujast tõrkumist. See on esimene lõik, ma hetkel kohe edasi ei loe. See on väga hea mõtteaine kohe meile siia algusesse. Aga need on 5 kõige lahedamat inimest tervel planeedil. Ja just, see on väga eksklusiivne klubi. Ma arvan, et... Aga nüüd ma mõtlesingi, et siin kohas oleks tegelikult hea ausalt välja öelda, mis meie statistika meile räägib meie kuulajate arvust. Ja tegelikult on neid mitusada. Et see on väga, väga tore ja väga meeldiv, et ümmarguselt võib-olla jääb see iga osa kohta keskmiselt kuskil 300 kuni 500 vahele. Vähemalt nii tundub, et kõigub ja meile väga meeldiks seda kuulajaskonda kasvatada, aga praegu see on niimoodi stabiilselt olnud. Ma olen kindel, et nad on enamuses juba suured inimesed, neid ei ole vaja rohkem kasvatada. Oi! Jorgen, mis sina arvad? Mitu punkti sa paned praegu? Me peaksime nagu mingisuguse kalambuuri skaala välja mõtlema. Just. Aga me peame selle peale natukene mõtlema, et 0 on see, mis üldse ei kõiguta ja 10 on siuke, et ajab meid kõiki naerama. 10 on liiga palju, ma ütlen ausalt, et 10 on liiga palju, sest et seal on astmeid on liiga palju, sest et okei, kui sa ütled, et 10 on täiuslik, siis sa võid, ütleme, sa suudad ette kujutada, milline on 10 ja suudad 10 nagu ära tuvastada ja siis sa võid öelda, et hea küll, 9 on see, mis on mingisuguste väikeste vigadega ja siis selles mõttes on see, ja sa ütled, 5 on keskmine, eks, aga kuidas sa tunned ära 7 ja 8 selles skaalas, et ma ütlen sulle, et perfektne skaala asjade hindamiseks on 5 astet, et siis on sul niimoodi, et sul on 3 on keskmine, 5 on täiuslik, 4 on nende vahepeal,
1 on jamps ja 2 on siis jama ja keskmise vahel. 1-5, ära aja keeruliseks. Et 0 isegi nagu ei ole? Jah. Okei, Jah. 1-5. Jah. Tuleme tagasi kirja juurde. Jah. Ühesõnaga, see eelmine mõte, mis seal oli siis, et me tegime nalja sellele, et meid kuulab vähe inimesi, et võib-olla natuke selgitada siis seda, et tegelikult me ei arva, et me oleme ilmtingimata väga väikene taskuhääling ja meid kuulavad mingid 5 nii-öelda mõttetut inimest, vaid 5 just väga erilist inimest ja tegelikult on neid inimesi rohkem ja seda me teame. Okei, teine lõik mulle väga meeldis, et Jörgen tõi huumorist rääkides välja privileegi asja ja selle, et privilegeeritud olukorras oleva naljategija arusaam sellest, kuidas tema nali mõjutab olukorras kannatajaid või olukorraga kaastundjaid, ei pruugi olla, kuidas nüüd öeldagi, kõikide osapoolte heaolu arvesse võttev. Alles hiljuti rääkisin sama juttu oma sõbrale, kes tegi geinalju, olles tegelikult super tolerantne, aga nalja tagajärgi mitte mõistev. Ja ta rääkis solidaarsusest Louis C.K. teemal, kus ma ka korralikult võtsin selle asja ette ja seletasin ära, millele ta täpselt oma allkirja paneb, kui ta avaldab seda solidaarsust siis Louis C.K.le. Huvitav ära märkida, et mina oma sõbraga, tehes oma saadet, rääkisin ka just mõni nädal tagasi teemal huumor, tore sünkroonsus. Sa ju kogemata ei avaldanud juba inimese identiteeti. Ei, mitte tingimata, mina ei tea siiamaani nagu, ma isegi tean selle inimese nime siin kirja all ja mina ei tea, kes see on. No aga nüüd on see võimalik kokku viia, eks on Okei, lõikame välja selle koha. Ei, aga meile ei rakendu nende kui keegi meile kirjutab, meil on, eks ju, Euroopa andmekaitse on jõhker teema praegu ja nii edasi, me isegi rääkisime sellest enda saatest, aga kui keegi meile kirja saadab, siis mõnes mõttes ta annab meile õiguse seda ette lugeda või nagu, et e-kiri ei ole ju mingisugune asi, mille juurde käib kuidagi see klausel, et kirja saaja ei tohiks seda näiteks avalikustada. Kas sul, Jörgen, on kommentaare või vastusena sellele, et talle meeldis see, kuidas sa tõid selle privileegi jutu välja? Oled sa ise selle peale vahepeal mõelnud? Mul on hea meel, kui ma rääkisin midagi, mis kellelegi meeldis. Super! Ma tahaks siia lisada ühe kommentaari, mul tuleb meelde üks õppetund lapsepõlvest. Kui ma olin põhikoolis, siis meil koolis juhtus üks ükene asi, et paar meie klassi poissi arvasid, et on naljakas, kui sööklas visata inimestele pähe soola. Ja siis ühesõnaga inimesed panid tähele, et see oli vanasõna kamp, kes võttis asju sõna otsas mõttes ja raputas teistele soola pähe. Ei saa kindel olla. Nii. Ja siis ühesõnaga pandi tähele, et olid selle klassi poisid, kes viskasid soola pähe ja siis kutsuti meie klassi kõik poisid direktori kabinetti, et anda meile sükene tõsine ülevaatus ja sükene verbaalne nahutamine. Sest et lihtsam on kutsuda kõik poisid, kui hakata välja selgitama, et kes siis selle klassi poistest viskas. Ja siis küsiti, et miks te viskasite? Ja siis üks nendest poistest, kes viskas, ütles, et ma ei tea, et me tahtsime nagu nalja teha või nii. Mille peale koolidirektor ütles, et kui nalja teete, siis tuleb teha nii, et kõigil on naljakas. Nii et see, ma arvan, on sükene hea õpetus. Hea lihtne kokkuvõte sellest. Jah. Okei, kiri läheb edasi. Nüüd natuke teisel teemal siis, et jätkan. Kuna ma ülejäänud 2 poisi häälel veel õpin vahet tegema, sulgudes, mul vist täna oli breakthrough, ma hakkasin kilde kokku panema vaikselt, et kumb on kumb, suled luppevad. Siis teid eraldi millegi eest kiita ma ei saa. Aga teid kõiki on väga tore kuulata ja vahepeal isegi mulle tundub, et lähete veits tundetuks kätte, siis keegi teist ikka päästab olukorra ja ütleb, et aga kuulge, mõelge selle või tolle grupi peale ja kuidas see neile mõjub. See on nii ilus. Nii. See on ilus. See on jälle tore. See on väga tore tähelepanek. Ja, absoluutselt. Peaaegu oleks unustanud. Olete oma saatega enamasti mu saatjad siis, kui ma rattakilomeetreid läbin. Ja mulle jäi südamele. No vot, kumb see teist oligi nüüd? No 11 mure, et oleks vaja ratas hooldusesse saata, see olin mina mõned nädalad tagasi. Mäletan. Sa ei saa öelda lihtsalt mina, sa pead ütlema... Mattias Eerik. Just. Nüüd sa tunned ära mu hääle, kuulaja.
vahepeal kohe kiire märge, et ratas on hoolduses käinud ja kõik on hästi. Lasen vokiga ringi iga päev mööda linna. No eks ole, Hawaii Express teeb kiire ja hea töö, aga kui on huvi ise õppida tundma oma ratast ja kuidas selle eest hoolitseda ja võib-olla luua sügavam suhe sellega ning õppida oma ratast rohkem hindama, siis võib pöörduda TERT-i, T-E-R-T, guugelda. Ja seal saad sa ise sõbraliku juhendaja juuresolekul oma ratast igakülgselt hooldada. Vajadusel on vahetust nõudvad jupid ka kohapeal saadaval, osaliselt ka tasuta. Vot, selline väike hea soovitus kõikile ratta inimestele, kes meie saadet kuulevad ja võib-olla pole veel ratast hooldanud või alles lähevad järgmine kord, et siis teate TERT-i välja uurida, et äkki see on koht, kuhu te tahaksite minna. Kirja lõpus veel PS, minu esimene mõte oli alustada meili kirjutades hei emmid, pun intended. Aga siis ma hakkasin kartma, et äkki on see inappropriate ja te solvute ja me ei oleks solvunud. Me ei oleks solvunud. Järgmine kord alusta, palun. Kusjuures see on nagu asi, mille peale ma olen mõelnud, nagu meie saate just kui 3 presenteerimise emmi või? Turundamise juures, no põhimõtteliselt, et rohkem kuidagi rõhuda sellele, et meil on nüüd nagu mingi meeste saade või mingi meeste asi, aga ja ma arvan, et see tegelikult nagu mõjuks meie populaarsusele hästi või et selliselt nagu just kui mingit seda platvormi võttes me saaksime nagu populaarsust, aga see oleks minu meelest nagu odav populaarsus, mis ei läheks kokku nagu minu nagu põhimõtetega sellest, mida ma mehelikkusest ja meheks olemisest üldiselt arvan, sest meie saate, ütleme, algusaegadest ei läinud pea ühtegi saadet mööda, kui me Mattiasega ei oleks nagu veidi ilkunud nagu mingisuguste suvaliste jorsside üle, kes justkui võtavad nagu selle platvormi, et nad on nüüd mehed ja kõnelevad nagu kogu meessoo eest. Tervitused siin härrasmehele, kes kohe varsti Tartus Ateena keskuses koos 2 teise härrasmehega esineb ja räägib meeste teemadel. See oli meie põhiline sihtmärk, aga absoluutselt mitte enam, nii et tema nime me isegi praegu ei maini. Just. Jah, see on tegelikult mul endal ka peast läbi käinud, et kui meil on mingisugused kokku leppimata sildid külge hakanud, et me võiksime neid rohkem omistada ja kuidagi nagu rohkem neid siis nagu elada ja võib-olla välja poole suunata, et see on olnud mõttes. Ma ei tea, mis Mats tunneb selle asjas. Tähendab, kuidas me tähendab, mina ei ole nii mehelik mees, et ma tahaksin öelda, kõik on meeste värk. Ei, aga vaata, selles ongi see asi, eks, et see on kuidagi nagu, ma ei tea, selle sildiga on niivõrd, ühest küljest see tekitab nagu tohutu mugavuse, sest siis on nagu see, eks, et kuidas öelda, et inimestel on loomulik kalduvus maailma kategoriseerida mingitesse mõistetavatesse ühikutesse, sest et kogu maailma terviku hoomamine ei ole nagu, ei ole mõeldav, ja siin riiulite peal on nii palju raamatud, et kui ma igat nendest raamatutest tajuksin kui eraldi asja, siis see oleks keeruline, aga ma saan kõik panna. Jah, ma saan kõik nad panna selle alla, et nad on ju raamatud, eks ma saan mingisse sildi panna, eks. Ja see sildi panemine on väga hea ja lihtne viis maailmast nagu aru saada. Aga samas see on nagu jällegi sükene nagu ohtlik ja mingis mõttes ka nagu laisk viis, et kui ütled, näed, mees, siis teed nagu meeste asju ja siis ainult need asjad seal ongi ja siis see kuidagi nagu, mingis mõttes hakkab seda ennast taastootma, et see on sükene nagu, et see on nagu mugav, aga ma arvan, et see on nagu, see on üks nendest halb mugavatest asjadest, nii et selles mõttes ma ka püüaks nagu kuidagi, et ei ole nii, et mingi asi on, see nüüd on meeste asi, see nüüd ei ole meeste asi, et tähendab, ei ole vaja nagu teha seda minu meelest seda eristust, et teed need asju, mis sulle meeldib ja räägid asjadest, mis sind kõnetab ja mis pakub mõtteainet nagu. Küll aga mul oli täna millegipärast, ma ei mäleta, kas ma jalutasin mingi punktist A punkti B ja mõte kuidagi eksles nagu saate teemadele või just kui metatasandile, siis ma mõtlesin küll seda, et vaat, et nagu ma näeksin küll seda, et või see oli siuke armas kuidagi selline pool kujutuspilt, et kuidas meie saatest siis jooksvalt aastakümnetega saab nagu siuke 3 nagu grumpy old men, et ühel hetkel me jõuame nagu sinna rolli, et siis me võtame selle platvormi, et me oleme nagu mingid 3 vana peeru, kes lihtsalt nagu vigisevad selle üle, kuidas noorus on hukas ja aga selleks ei pea mees olema, et seda kurta noorus üle. Et selles mõttes, et nagu inimesed... Aga justkui, et see identiteet, et siis me oleme nagu 3 vanameest, 3 nagu sellist pässi et see nagu oleks võib-olla omamoodi isegi nagu lahe, et siis kuidagi nagu seda platvormi võtta, siis me oleme nagu võib-olla mõnevõrra dementsemad ka, kui me praegu oleme ja siis see nagu, et enesekriitika on nagu väiksem. Just, aga samas, kuna me oleme selleks ajaks nagu seda podcasti teinud juba nagu aastakümneid, et siis meil on nii-öelda piisav pika ajalugu, et meile antakse andeks, kui me teeme midagi
tolle aja standardite järgi või siis tuleviku aja standardite järgi ebakohatust, sest meil on nii pikk ajalugu juba, et meile antakse andeks, eks. See on lootus. Ja siis sellel podcastil saab ka olema nagu see väärtus, et inimesed kuulavad seda nagu for the lulls lihtsalt. Jah, et mis need peerud seal mölisevad. Jälle see nädal ütleb midagi ebasobilikku, ohohoo. Jah, täpselt. Aga samas on savi, sest meie kõik teame, et me sureme varsti ära. No absoluutselt. Mingi hetk need moraalid peavad aknast välja lendama. Aga mitte nagu praegu varsti, vaid siis varsti. Jah, siis varsti. Praegu me oleme veel väga, väga tublid poisid kõik. Nii. No vot, metatasandil podcasti jutust ja aitäh kirja eest. Suur aitäh kirja eest. Väga südantsuendav kiri oli. Oli väga, väga selline mõnus lähedane ja isiklik ja ootame hea meelega veel põnevaid ja toredaid arvsaid kirju kõigilt kuulajatelt, kes soovivad meile oma mõtteid avaldada. Ja liigume siis edasi, liigume nädala juurde, et kas me räägime vahepeal, mis toimunud ka on ja peale meie põneva pildistamise, millest me juba rääkisime. Mina käisin näiteks Tallinnas vaatamas sellist bändi nagu Iron Maiden. Ma sellest soojendusbändist ei hakkagi rääkima, see ei ole kuulajale võib-olla nii põnev, aga ma võin öelda lihtsalt, et ma käisin, ma nägin ära sellise bändi nagu Iron Maiden, mis on siis mitukümmend aastat vana bänd juba, eks ole. Ilmselt kõik meist on neid kunagi kuidagi kuulnud või näinud kuskil telekakanalis. Kõva 40 aastat vist juba. Juba päris pikalt, jah. Just, et mis siis oli see, et nägin sellist vanade peerude bändi väga suurel laval ja iga laul oli nagu justkui erineval laval, et neil oli selline suurepärane oskus seda lava väga kiiresti ja suurepäraselt ümber tõsta sekunditega, et kui esimene lugu algas, siis tulid suured ekraanid alla, kus olid siis peal esimese maailmasõja aegne lennukid ja siis mingisugune tulistamine ja värk seal. Ja siis järsku käis lava peal mingi hullus pauk ja siis umbes nagu rahva kohal lendlas päriselt suur lennuki makett, mis oli nagu uskumatu. Ja siis see õljus seal bändi kohal ringi ja siis vokalistil oli see lenduri müts pea ja siis ta laulis seal ja siis umbes kui esimene lugu ära lõppes, siis teise loo aeg olid juba mingisugused need need mingid sõjariided seljas ja juba oli nagu mäed ja siis pärast nad olid kirikus ja siis olid leegiheitjad ja see oli nagu täiesti enneolematult vinge show ja tegelikult nende lood on pikad, need on 5-10 minutit keskmiselt, eks ole, ja need ägedad sellised soolod, mis kõik kõlas, bänd mängis väga hästi ja vaatamist oli seal palju, et tõesti väga teatraalne ja mul on väga hea meel, et isegi kui ma seda bändi muidu ei kuula, et siis mina läksin isiklikult seda soojendusbändi sinna eelkõige vaatama ja nägin ära selle show ja mul on tõesti hea meel, väga lahe oli nagu. Mul on naljak, või mitte nüüd naljaks, aga selline minu esimene kokkupuude Iron Maideniga oli ammu enne seda, kui ma kuulsin ühtegi Iron Maideni lugu. Sest T-särk. Ma arvan, et see oligi umbes aasta võib-olla kuskil seal 89 või midagi sellist, kui selle... Siis, kui mina sündisin sellel aastal. Jah, sellel ajal, kui nii-öelda see poistekamp, kellega me kolamas käisime, seal ühe kuti nagu vanem vend oli siuke siis selline hevikas nagu tollel ajal oli nagu äge olla. Ja siis tema majas siis nagu selle venna tuba oli nagu Iron Maideni mingeid postreid täis, mis ta oli kuskilt saanud. Võiks olla 91 või midagi siukest, et kuskil nagu see aeg. Ja siis nagu, et esiteks oli see, et ma kindlasti tollel ajal nägin Edist õudusunenäkusid, sest ma ei teadnud üldse, mis värk sellega on või ma kuulutasin ette, et see on mingi bänd või nagu niiviisi, aga et see oli nagu hästi õudne tegelane minu meelest, keda ma sealt postrite pealt nägin. Ja teiseks ma sain alles nagu aastaid hiljem teada, et see on tegelane, kelle nimi on Edi, vaid ma arvasin, et ta on nagu justkui naissoost ja et tema ongi Iron Maiden. Aga ta ei ole ju eriti raudse välimusega. Ei on ole, rohkem nagu siuke muumia vaid. Ta on siuke muumia, aga ma mõtlesin, et see on justkui nagu mingi selle vaimu või mis iganes tegelaseks ma teda tollel ajal pidasin. Aga jällegi see on hea näide jälle sellest, kuidas mingisugune bänd on võtnud mingi imidži endale, mingisuguse maskoti ja see suurepäraselt igast T-särgist ja bändi albumi kaanepildist ja lava peal oli ka, et kõik taustapildid ja mis olid seega seotud, olid selle Edi teemaatikaga seotud ja see Edi käis lava peal ära ja seal oli mõõga, kusjuures, kes ei teadnud, siis Iron Maideni solist Bruce Dickinson on siis nii-öelda
mees, kellel on väga mitu ala ja muuseas ta on ka tegelenud kunagi professionaalselt siis heitlemisega, ei, mis ma tahan öelda, mõõklemisega, vehklemisega. persse raisk, heitlemisega, jah, täitsa aju. Kell on 11, andke andeks. Ära nüüd heitu, see oli väike viga. Just täpselt, et vehklemisega ja ta on olnud ka nii-öelda kaalunud siis nagu treeneri ametit sellel teemal, et sellel alal ja siis see mõõgavõitlus oli ka lava peal ja tal on muide ka väike fun fact, et tal on muidugi palju lapsi ja 2 tema poega, siis mõlemad on ka lauljad bändides Inglismaal. Nad teevad metal-bände, üks poeg on metalcore bändis ja teine on hardcore bändis. Nii et pojad panevad rohkem koori, nagu mina. Nojah. Vot, jah, aga väga lahe oli. Sealt, et siuke imagoloogia võib jätta noortesse jälje, sest ma just nägin uudist, et Eesti koolilapsed kardavad tapjakloune. Kas nagu see Clown Boss, Insane Clown Bossi stiilis tapjakloune? Ja rohkem võib-olla IT stiilis äkki. No jah. Ei, selles mõttes tõesti, et see Iron Maideniga ma mäletan samamoodi, et 90. algusest, et nagu need T-särgid ja samamoodi see pilt on nagu see, mida ma et ühesõnaga, isegi kui seda kirja poleks olnud, ma oleks selle pildi ja selle stiili ära tundnud, ma tean, et sinna kohal käivad need sõnad Iron Maiden, ma ei tea nagu, mis muusikat nad teevad, ma ei tunneks ühtegi nende lugu ära, ma ei tea, millised need inimesed välja näevad, aga ma tean, et on selline asi on olemas, et selles mõttes tõesti see on nagu et ja, see kaubamärk on väga tugev nagu. Kuna see oli Tallinn, oli nende kontserti või selle tuuri esimene õhtu, see oli nagu esimene kontsert, siis kõik T-särgid polnud veel ju, polnudki midagi välja müüdud ja siis kõik need T-särgid olid seal müügil, et terve see sein oli täis, et võta millist tahad, et seal oli reaalselt igasuguses sõja ja mingid temaatikad ja mingid kirikuvärgid ja kõik see edi oli sinna. Et selles mõttes, et neil on väga tugev, see pole kellelegi üllatus, väga tugev nende merchandise'i valdkond. Kas mitte Iron Maiden ei ole ka üks nendest bändidest, kes tegelikult nagu sellel ajal, kui läks muusika nagu digitaliseerimiseks ja see piraatluse teema ja et nemad nagu ka kuidagi avalikult võtsid sõna ja astusid välja just selle eest, et et see bänd justkui, et nii-öelda bänd peab, et muusikud peavadki liikuma järgmisesse ajastusse, kus ongi nagu show ja siis nagu see kraam, mida nad müüvad, on see, kust tuleb see sissetulek ja see, kui inimesed muusikat justkui tasuta saavad ja jagavad, et see on nagu paratamatus, millega peab kohanema. Et nad nagu vastandusid kuidagi Metallicale, mis nagu üritas... Seda ma mäletan hästi, kuidas Metallica oli väga vastu. Või tegelikult Lars Ulrich, nende trummar oli eelkõige, et ülejäänud bänd nagu astus tagasi, nad on hiljem ka intervjuudes öelnud, et neil endal oli natukene sükene nagu ootamatu moment see, et see nii suure kellajulge läks nende reaktsioon ja paljud nende fännid hakkasid ju neid CD-plaate neil ära viskama protestimärgiks ja nii edasi. Tahtsin lihtsalt selle Bruce Dickinsoni kohta veel öelda, et muuseas ta on ka piloot, et ta on Iron Maideni lennukit, ta ise lennutab. Jah, et ta ise juhib nendest eralennukit. Ja ta on teinud mingid projekte, et ta on käinud Lähis-Idas siis nagu Briti sõdureid ära toomas teinekord ja mingid sellised üritused, ja mingid heategevusasjad ka, et mehel on täiesti piloodi paberid ja ta on seda tööd teinud ka, et selles mõttes päris vinge. Tegelikult äge punt ja tõesti hea vibe ei, et kõik mehed olid nii vanad ja nii palju energiat ja nad jooksid ringi terve selle laivi ja higistasid tonnide viisi vett välja endast, et see oli nagu päris muljetavaldav. Aga tuuri esimene õhtu, mis sa ikka tahad, seal kõigil on energia laes. Nii, rääkides higistamisest. Jah, minu jutud on räägitud. Rääkides higistamisest, Jörgen. Jah, mina higistasin samal päeval teises asjas. Ma võistlesin Brasiilia jiu-jitsus, mis on siis üks nendest spordialadest, millega ma tegelen. See on võitlusspordiala, see on nii-öelda, eesti keeles ei ole väga head tõlget nagu grappling, et see on nagu grappling art või grappling sport. Jah, et maadlussport öelda eesti keeles, see maadlus seondub nii tugevalt nagu selle maadlusega, mida tehakse trikoos ja on nagu see maadlus. Aga ta meenutab natukene judot, on võib-olla siuke judo nagu poolvend, võiks öelda, teiste reeglitega, et punkte saab teiste asjade eest ja eesmärk on siis, võisteldakse kimonoga, samamoodi nagu judos, ja eesmärk on siis võita vastast kas siis punktidega või siis ideaalis alistades, ehk siis nagu tehes mingi valuvõte või kägistusvõte, mille peale siis vastane annab alla enne seda, kui siis see matši aeg on läbi. Ja tulin Eesti meistriks. Palju õnne. Ma tänan.
palju õnne jah, väga lahe. See oli päris äge, sellepärast et see juhtus üle siis 9 aasta. Et olen varasemalt tulnud Eesti meistriks Brasiilia Jiu-Jitsus seda aastal 2008 ja 2009. Et 2008 peeti üldse esimesed Eesti meistrivõistlused sellel spordialal Eestis. Ja siis vahepeal pikalt ei võistelnud, sest siis ma tegelesin MMA-ga ja see Jiu-Jitsu jäi nagu tahaplaanile. Ja siis, kui ma enda MMA-karjääri lõpetasin 5 aastat tagasi, siis ma kohe proovisin Jiu-Jitsus uuesti võistelda, aga siis ei pääsenud poolfinaalist edasi. Et poolfinaalis kaotasin 2 järjestikusel aastal ja siis õnnestus võita pronksmedal nagu pronksi matšis 2013-2014 ja siis maadlesin vahepeal hoopis vigastustega, et jäin nagu üldse võistlustelt kõrvale mitmeks aastaks ja nüüd siis üle pika aja siuke tore asi. Mul on küsimus. Me mõlemad soovisime sulle küll nagu õnne, aga kui palju nüüd ütleme Brasiilia Jiu-Jitsus üldse, ütleme sinu selle võistluse puhul on õnnel mingisugune roll? Noh, spordis on alati mingisugune roll, kas just nüüd õnnel, aga ütleme siis nagu, et nendel teguritel, mida ei ole võimalik ette ennustada. Sest vastasel korral ei oleks mõtet võistlusi pidada, vaid võiks nagu kõikidele medalid kätte anda, eks ju, treening tulemuste põhjal või mingisuguse rankingu põhjal. Isegi sellistel väga hästi mõõdetavatel aladel nagu mingisugune 100 meetri sprint või ujumine, eks ju, kus on väga kontrollitud tingimused, isegi seal, eks ju, ei võida alati see, kes on favoriit ja seda siis rääkimata nendest aladest, kus justkui see tegevus on nii interaktiivne ja sõltub nii palju sellest, et mida täpselt üks inimene teeb ja teine teeb, et see on ikkagi sportmäng. Samamoodi nagu jalgpallis on raske tulemusi ette ennustada tegelikult, siis on ka võitlusspordis. Ja eriti kui need on nagu, see on ka asi, miks võitlussport on nagu äge sport iseenesest, on see, et seal on võimalik siis võita ka selle ajalimiidi sees ükskõik kui suures punkti kaotusseisus olles. Et enamikes muudes sportmängudes või jah, et kui me võtame siis üheski sportmängus, minu teada selline võimalus ei olegi olemas. Lendlupall. Mis asi see on? Quidditch või? Jah. Seal, kui sa selle kinni püüad, siis võidad kohe, olenemata sellest punktiseisust. Kas see nii ei ole? Kas see on niisugune reegel seal või? Ma ei tea. Ma ei tea. Mul on nüüd natuke teistsugune küsimus, mitte väga loodetavasti provokatiivse natuuriga, aga kui sa ütled, et sa pole 9 aastat vist, jah? Oli see? Jah. Et kas see näitab mingil määral Eestis nagu jitsi või hetkeolukorda ka või taset, et selline vana tegija nagu sina saad tagasi tulla või jits pole üldse selline spordiala, kus on see iga niivõrd oluline näiteks MMA-ga võrreldes, et see iga just annabki pigem selle vilunuvuse ja oskuse, et kuidas tavakuulaja võib-olla mõtleb seda, et mis spordiala see on, et nüüd mingi vana peer tuleb tagasi ja võtab jälle kulla nagu, et jõu siis on tase madal või midagi sellist. Eks ikka see spordiala on noor Eestis ja selles mõttes mina olin enda siis selles kaalukategoorias, mis oli kuni 76 kilogrammi, mis on veel huvitav selle nagu kaalukategooria või selle spordiala suhtes on see, et seal kaalutakse nagu vahetult enne matši. Et sa ei saa nagu väga teha siukest mingit kaalumanipulatsiooni, et sa umbes võtad kas kuskil saunaga võtad näiteks alla ja siis käid kaalumisel ära ja siis jõuad selle vee tagasi juua, et sellised asju teha ei ole võimalik. Mats võib-olla ei teagi, et MMA-s on tavaliselt niimoodi, et 24 tundi enne seda matši või võistluse algust, siis võistluse sündmuse algust kaaluvad kõik osalejad siis ära ja peavad olema siis selles kaaluklassis ja siis neil on 24 tundi aega rehüdreeruda ja mõned mehed võtavad selle 24 tunniga ikkagi väga palju oma kaalus juurde ja on siis selles mõttes nagu palju raskemad järgmine päev ja nii-öelda eelisseisus võib-olla enda vastase osas. Isegi mina, kui ma MMA-s kunagi võistlesin, mu võistluskaaluks oli 65,8 kilogrammi. Enamasti ma reaalselt võistlesin ikkagi julgelt üle 70 kilosena. Et nagu, aga olin alati selles kaalus, mis pidi olema. Ja see annab tegelikult nagu inimestele ka nagu aru saama sellest, et kuivõrd lõpuni see kaal on pigistatud nii-öelda sul. Et see on see väikene vesi juba, mis loeb nii palju, et see ei ole lihtsalt see, et sa hakkad pitsasid õgima, et ilmselt su magu ei kannatagi 3 pitsat süüa kohe. Aga igatahes, et jiu-jitsus selline asi võimalik ei ole, sest sa lihtsalt ei jaksa nagu seda tagasi teha. Et tulles nüüd selle küsimuse juurde tagasi, siis mina olin oma kaalukategoorias kindlasti kõige pikema staažiga. Et kõige kogenum. Et seal teised, et kui mina alustasin seal
selle spordialaga, see oli küll hoopis, see alustamine oli hoopis teisel tasemel, see treening kvaliteet ja kõik oli nii palju kehvem siis, kui meie alustasime. Et alustasin aastal 2003 tõsisemalt, siis ehk siis see on nagu 15 aastat on staaži, pausid, vigastused, asjad vahele, aga et teistel seal minu kaalukategoorias 5-6 aastat staaži, mõnedel võib-olla isegi, meid oli seal kokku vist 7, et mõnedel 3 aastat, niiviisi, aga eks see ongi nagu võitlussport on selline, et sa saad nagu, hästi palju sõltub stiilist, et nagu nii-öelda milliseid võtteid üks otsustab kasutada, kuidas need nii-öelda sobituvad selle teise inimese võtete vastu. Et see on nagu siuke põnev taktikaline mäng ja ma ise kindlasti füüsiliselt ei olnud väga heas vormis, ma päris ära ikka väsisin mõlemas matšis. Vastased olid rasked ka, et ma sain loosiga otse poolfinaali ja pidasingi siis poolfinaali ja finaali ja siis võitsin mõlemas matšis üsna nii-öelda ütleme pealtvaataja jaoks igavalt või kes võib-olla seda matši nagu näinud oleks, et võtsin oma punktid ära ja siis mängisin turvaliselt, hoidsin seda punkti edu ja siis sai aeg täis, et ma ei teinud nagu kummalegi vastasele alistust. Aga et mängisin nagu selle tugevuse peale, mis mul on, et just nagu kimonoga jiu-jitsus, mis on nagu siuke hea stabiilne kontroll ja vastase domineerimine ja sellega võitsin. Ei tahtnud võtta nagu asjatuid riske, et mitte kaotada. Vot. Rääkides sellest kaalumisest ja sellest kaalu õigeks ajaks õige kaalu saamiseks ja ulust higistamisest, et mul tuleb meelde, et ma vaatasin eelmisel aastal ühte sükest vahvat Soome filmi nagu Kõige õnnelikum päev Olli Mäkki elus, mis räägib siis poksijast. Soome poksijast Olli Mäkkist, kes 1962 pidas siis sulgkaalus, sai nagu võimaluse maailmameistri tiitlile ja siis see film nagu on siis vahetult enne seda matši ja siis vahetult pärast seda matši. Et seal on ka see higistamine, see õigesse kaalu saamine on nagu väga suur teema. Süüke film tuli mul meelde. Aga seoses kaalumisega, et ma ei tea, kas sa pidasid siis mingisugust, pidid kaloreid ka lugema tohutult nädal aega enne, et ikka oleks nagu täpselt õige. Ma enne seda, kui selle toitumise ja nagu selle valmistumise teema juurde minna, tahaks välja hõigata selle, et meil tegelikult järgmine nädal algavad ka Brasiilia jiu-jitsu algkursused. Et sinu tee Eesti meistriks võib alata järgmisel nädalal. Enamik inimesi trennis ei võistle. See on nagu normaalne. Me tegeleme nagu harrastusspordiga selles suhtes ja võistlejaid või võistlevaid inimesi on trennis võib-olla maksimaalselt kolmandik, et selles suhtes need trennid on ikkagi nende jaoks, kellel ei ole eesmärki võistelda ja olgugi, et võistlemine või mõni võib-olla lihtsalt proovib, käib mingil oma taseme võistlusel ja proovib ära ja saab teada enda kohta midagi ja rohkem ei võistle, et teeb seda ikkagi harrastusspordina edasi. Aga kes tahab õppida sellist midagi, ma ütleks, huvitavamat või adrenaliini rohkemat, kui on nagu tennis või sulgpall või midagi muud sellist ja samas siis nagu palju sellist, kus on võimalik mingit oskust arendada võrreldes siis mingisuguse jooksmise või rattasõidu või kangi tõstmisega, et kes tahab õppida nagu mingit põnevat sportmängu, aga samas ikkagi ka võitlussporti või sellist, see annab ka mingeid enesekaitseoskuseid ja nii edasi, et siuke mitmekesine värk, et siis tulge võimlasse, vaadake www.voimla.ee, töötab ka www.võimla.ee ja tulge trenni, et on äge. Meil on suvi läbi kestev algkursus, mis algabki juuni alguses järgmine nädal ja kestab siis augusti lõpuni ja suvine soodushind, et terve kursuse 3 kuud trenni saab 99 euroga. Nii et, super tegelikult, kui hakkad mõtlema sellele, et see raha on igati väikene summa. Ja kui keegi mõtleb, et tahab suvel maal käia või midagi, siis ei ole üldse hullu, sellepärast et nädalavahetustel trenne ei ole ja samas kui ka jääb vahepealt kuskilt puhkuse tõttu mingisugune nädal-2 vahele, siis selle materjali saab järgi õppida ja et proovime kõige sellega arvestada. Väga vinge. Nii. Kui sa hakkad üldse täna nüüd rääkima meil sellest toitumise ja kehakaalu saavutamise teemast, kas sa oled kunagi mõelnud Eestis siis nii-öelda MMA veteranina kunagi võib-olla terve see Eesti MMA lugu raamatusse kirja panna? Lihtsalt selline huvitav küsimus, et kui sa räägid, et sa juba aastal 2003 hakkasid jitsuga tegelema, et võib-olla 20 aasta pärast sa tunneksid, et sa tahaksid seda Eesti MMA lugu võib-olla ülejäänud maailmaga jagada? Miks mitte? Et võib-olla tõesti. Nüüd on
see seeme on istutatud. tuleb nüüd leida on see, et kõik varjuautor. ja ma just tahtsin öelda, et kõik need varjuautorid seal, kes meid kuulavad, et siis võtke muga ühendust ja hakkame raamatut kirjutama. Et kirjutamise mõtteid on olnud küll. Ma ei tea, kas ma just tahaks sükest Eesti MMA nagu kronoloogiat kirjutada. Pigem ma võib-olla tahaks kirjutada mingitest üldistest endaga seotud asjadest, kuhu paratamatult seonduks siis ka need toredad MMA algusaastatega seonduvad asjad. Ja sellest on väga vahvasti, me oleme kirjutanud ühes blogis, mis on siiamaani netis täitsa avalik, mis on mmapenguins.blogspot.com, selline läbi üsna kõvera huumoriprisma kirjutatud meie sükestest trenni tegemistest. Aga tulles siis nüüd selle söömise juurde, et ma kaalusin rohkem kui, kuna kaalumine on võistlusvarustuses, siis reaalselt ma pidin kaaluma umbes 74,5 kilogrammi sellel hetkel, kui siis matši minna. Ja kuskil mõned nädalad enne ma kaalusin ise umbes 77, 78 ja siis ma tõepoolest natukene sõin vähem maiustusi. Kurat, see ei ole niimoodi, et kui mina kaalun praegu 83 või 84, siis mõtlen, tahaks ka 75 kaaluda jälle. Et siis nagu selle ettevõtmine vist natukene raskem kui... Pead olema motiveeritud. Sellega seoses, ma sellest enda nii-öelda kaaluvõtmisest nii pikalt ei tahakski üldse rääkida. See ei olnud midagi nagu müstilist. Kõige lihtsam oleks öelda see, et ma jätsin ära näksimise ja ma jätsin ära keskmiselt 1 eine päevas. Et ma lihtsalt sõin 1 eine päevas vähem. Ja ei näksinud. Ja ei näksinud. Ja kõigile kuulajate teadmiseks siis täna õhtul enne saate algust Mats viskas lauale saiakeste paki, millest me kõik kolmekesi... Need on piknikupirukad. Okei, pirukate paki, millest me kõik sõime mõnuga ja iga väike pirukas on keskmiselt, me arvutasime välja huvi pärast 75 kilokalorit. Palju õnne meile kõigile. Ja Jorgen sõi suure isuga seda. Jah, ma sõin ikka, ma arvan, mingi 3 tükki, 4 võib-olla. No, mina sain niimoodi, et ma ei lugenud. Aga nagu selles mõttes, et need küsimused, selles on, saad öelda seda, et see taktika niisuguse selle lühiajalise võistluseks kaalu langetamise puhul oli lihtsalt nagu see, et vähendada kalorite kogu hulka, mis sa sisse võtad. Ja tegelikult nagu seda siis nagu nii-öelda nädalate lõikes, aga sinna juurde käivad ka nagu mingisugused asjad, mida tehakse päevade lõikes. Et näiteks ma proovin lihtsalt viimastel päevadel süüa kiudainete vaest toitu. Ehk siis nagu lihtsalt tühjendada oma soolestik nagu nii tühjaks kui võimalik. Ja siis viimasel päeval enne võistlust söön ma täpselt nii vähe ja ka joon nii vähe kui vajalik selleks, et saavutada siis see viimane lõplik kaal. Et noh, sest nagu nii-öelda kaalukategooriasse mitte saada ja saada seetõttu diskvalifitseeritud oleks nagu mulle kui olnud võistluste korraldajale või ja nagu sellisele spordis nagu aktiivsele inimesele nagu suur häbi. Nii, mul on veel küsimusi. Nii, sa ütlesid, et esimese asjana, mis sa ütlesid, see, et sa ei söönud maiustusi. Kas see tähendab seda, et kas maiustuste kalorid on siis kuidagi, ma ei tea, kas see küsimus on selleks, et need on nii väiksed asjad, kus on palju kalorid, nii et nende ärajätmisega on nagu lihtne loobuda suurest hulgast kaloritest? Just, see on täiesti õige. Okei, sest et nagu enne meil siin enne saate algust meil oli natukene lühidalt selle teema juttu ja mul on niisugune nagu praktiline probleem on ju, et väga paljudel päevadel, väga paljudes olukordades toitumine on minu jaoks niisugune nagu takistus asjalike asjade tegemisel. Et ühesõnaga, et nagu mõnikord nagu väga tihti mul on niisugune suhtumine, et toitumisse on niisugune hästi niisugune funktsionaalne suhtumine, et kui oleks võimalik tarbida üks väike kapsel, kus ma saaksin kõik kalorid, siis ma teeksin seda sellepärast, et ma ei peaks kulutama aega söömisele, et ma saaks teha rohkem teisi asju. Et noh, nagu mul on väga tihti niisugune tunne. Et noh, see tähendab, et loomulikult nädalavahetusel ma hea meelega lähen on ju nagu restorani ja naudin seal mingisugust head toitu, aga ütleme niisugusel tööpäeval väga tihti mul niisugune tunne, et kas kuidagi saaks kiiremini ja kergemini selle kalorite hulga endale sisse. Nii. Ja sina, Jorgen, tahad mulle väita, et kalorid on kalorid, see on energia, pole vahet, kust see tuleb. See nagu
mäletad, Mattias, kuidas me jõime siin seda toidukorra asendajat, mis maitses hästi halvasti. ma just muigasin, mõtlesin ka, meenutasin seda. Your Pop-Up Meal oli selle nimi. Jah. Jah, ta maitses hästi võiselt. Ta oli siukene võine maitse, oli siuke tugev võine maitse, koorena siuke maitse. Võib-olla sulle sobiks see. See on täpselt sulle disainitud toode. Kui suur see topsik oli? See oli mingi 400 milliliitrine. See on juba liiga suur. Ma tahan midagi, mis oleks, nagu ma tahan nagu Star Trekist või noh tähendab. Aga see on vedel. Sa mõttes saad selle 30 sekiga ära juua, kui sa jõuad nagu. Et nagu see maitseb või järele. Mina ise olen näiteks, kui mul on olnud kiire mingitel perioodidel, siis ma olen kasutanud seda, et vastavalt sellele, mille järgi mul on isu, ma olen kas joonud pisikese paki vahukoort või 400 milliliitrisse paki kohvikoort. Seda lugu ma olen kuulnud juba mitu korda. No, see on siis väga suure kaloraaži sisaldusega kiire jook, mis annab sulle siis, aga sul nagu tekib siis ka täiskõhutunne või sul ei teki oksendamisrefleksi või kuidas see välja näeb? Just, see on minu küsimus ka. Tekib täiskõhutunne ja kui ma peaks hakkama sprinti jooksma peale seda vahukoore jooksmist, siis ilmselt tekiks ka tahtmine oksendada. Aga kui ma pean nagu istuma peale seda veel mingisugune... Õppejõud istub tahvli eest, tõmbab vahukoore laua alt välja, laseb sisse. Mina olen valmis jätkama loenguga. Põhimõtteliselt. Ja ma alati ütlesin ka oma tudengitele, ma õpetasin kehakultuuri teaduskonnas, ütlesin, et nagu mina ei pane pahaks, kui te minu loengute ajal sööte. Väga õige. Sellepärast, et ma mõistan seda, et eriti nagu, sa pead ajastama ajutöö jätkamiseks on ka igati et ainus tingimus oli see, et see, mida süüakse ja et see söömine ei tohi tekitada nii tugevat heli ja lõhna, et see teisi hakkaks segama. Just. Aga nüüd täiskõhutunde juurde tagasi tulles, eks et nagu me tegime kindlaks, eks et maiustused on väiksed asjad, kus on palju kaloreid. Nii. Et siin me enne saadet rääkisime nendest kirjukoera kommidest, mis on väga suured kalorisisaldused, arvestades seda, et nad on väiksed kommid, et nagu kui ma söön 5 kommi või söön ka võib-olla 10 kommi, siis ma peaksin sealt saama nagu sellise hulga kaloreid, mis võiks nagu, ma ei tea, pool päeva mind nagu nii-öelda ära toita, eks. Aga ometi on sul nälg varsti majas. Just, sest et seda nagu ongi selleks, et ma võiksin, kui ma joon tühja kõhu peale vett mõnikord, sest mul on tõesti see, et ma ei viitsi toiduga tegeleda, ja siis ma joon hulga vett ja petan sellega oma kõhu ära, eks, et lükkan nagu seda söömist edasi selle arvelt. Et siis ongi nagu selleks, et see tundub mõnikord isegi nagu efektiivsem. See on selle tõttu, et me saame nagu selle täiskõhu signaali nagu mitmest kohast. Et üks asi on nagu need mehaanoretseptorid, mis maos on, mis hindavad seda, kui palju nagu koguseliselt toitu maos on. Teine asi on see, et mis toimub veresuhkruga, neid signaale on veel ja veel ja veel. Et nagu optimaalne oleks võib-olla sinu jaoks, või nii-öelda jutumärkides optimaalne, et sa sööd see 5 kommi ja jood nagu suure klaasi täie vett. Või siis joon nagu, ma ei tea, suhkruvett. Jah, näiteks. Aga tegelikult on nagu, see kõik algab või peaks algama tegelikult seal, et mis eesmärk sul nagu toiduga üldisemalt on? No seda ma räägin, et nagu, et mul on väga tihti see eesmärk, eks, et ma tahan põhimõtteliselt sellest tühja kõhu tundest lahti saada, et ma saaksin tegeleda edasi teiste asjadega, sest et muidu see tühi kõht segab mul olemast asjalik. Aga see segab ainult mõnda aega. Tühja kõhu tunne tegelikult sellisel puhul kestab, võib-olla nagu mingisugune, see sõltub ka sellest nagu kuidas on muudele asjadele keskenduda, aga see kestab nagu, see tühja kõhu tunne kestab sellisel kujul nagu võib-olla, et nälg ei ole nagu mingisugune, see ei kasva eksponentsiaalselt, vaid see nagu tuleb ühel hetkel uuesti alla. Jah, selles mõttes seda ma olen ka kogenud, et näiteks ma ütleks, töö tegemisel ilmselt on üksikud momendid, aga ma väga hästi mäletan nii ajateenistuses, kui ka mäletan ka mitmeid juhte, kui ma olen mõnel päeval väga palju arvutimänge mänginud, kus on nagu see, eks, et sa mingil hetkel hiljem avastad, et oi jeerum, ma ei ole nii pikalt midagi tegelikult söönud, sest nagu, mu mõte on kogu aeg olnud nagu selle teise tegevuse küljes ja mul ei ole aega olnud tähele panna, et mul on kõht vahepeal tühjaks läinud. Just, et see ei ole nagu, kui nälg kasvaks eksponentsiaalselt, siis oleks meie eellased nälga surnud. Eks sul on vaja nagu seda, et kui sa kohe toitu kätte ei saa, siis sul on vaja nagu võtta ennast kokku, liikuda kuskile teise kohta jahile ja nii edasi, eks. Ja kui sa pead sellel samal ajal kogu aeg nagu see näljatunne kasvab eksponentsiaalselt, siis sa nagu kukud poole tee peal kuskil kokku ja ei saagi süüa. Et see, nii-öelda see sinu käitumine, et mul on hetkel liiga vähe infot, et anda sulle head nõu. Ja ma
ma julgeks välja pakkuda, et ka sa ise ei ole seda asja veel piisavalt hästi enda jaoks läbi mõelnud. Ma tahan imelahendust, seda ma tahan. Ja aga imelahendust mille jaoks, et kui see ainus funktsioon on see, et kui ainus funktsioon on see, et sa tahad lihtsalt täiskõhutunnet, siis mõnes mõttes võib öelda, et nagu võtta seda, mis on lihtsalt kõige käepärasem, nagu võtta kaasa näiteks suhteliselt hea lahendus, mida me oleme ise kasutanud ka, on see, et sa võtad ühe enda jaoks sobiva maitsega nagu kohupiimatoru, mis on 300 grammine, sa ammustad selle otsa katki ja lihtsalt pigistad selle endale kurku. Nii, ja see võtab umbes nagu 10 sekundit aega, see ühe kohupiimatoru söömine. Nii, viskad selle toru prügikasti, asi korras, eks ju, vahel võib-olla nagu võib ütleme, seal on see risk, et see plahvatab viisil, mis löölistab su riided täis. et see nõuab nagu teatavat harjutamist ja pead nagu õppima ära, et milliste nagu torudega on see plahvatamise risk suurem. Aga vaata, see nõuab omakorda muidugi siis seda, eks, et ma pean seda toidupoest kas ette ostma ja siis tööle kaasa võtma või töö juurest minema toidupoodi. Ikka eeldusel, et ikka ostad kaasa ja et sa ostad endale mingi 10 tukki külmkappi ja siis võtad igal hommikul sealt ühe kaasa. Ja see mul oleks lihtsam osta ju 10 tükki töö juurde külmkappi. Siis ma peaks ainult 10 meetrit minema. Just. Siin seal stick-it node'id on peal, et Jep. Matsi oma ei puutu. Just, minu torud. Mina võin need endale kurku lasta. Suht turvaline on ka see, et tõenäoliselt keegi teine neid ei võta. Ja kõik vaatavad, et Mats on imelik. Mis värk selleks on? Torud. Jah, sest keegi teine, kõik teised, keegi ei taha neid niiviisi süüa, kõik eeldavad, et selleks on vaja mingit, keegi ei viitsi hakata mingit kausikest pesema ja nii edasi ja lusikat ja seda. Kuigi meil on nõudepesumasin. No võt. Sest see annab sulle ka päris arvestatava koguse valku. Ja valk on seotud otseselt täiskõhutundega, kui sa sööd nagu valgurohket toitu, siis sul püsib kauem kõht täis ja see täidab paremini seda funktsiooni, mida sa tahad, et sulle see töövõime säilib. Aga tead sa peast umbes öelda, et mis nende kalorisisaldus on? Las ma mõtlen, ma arvan, et kuskil nagu mingi 300 kilokalorit ühe toru kohta. Et 6 tükki päevas sööma neid? Sa tahad ainult nendest süüa, ainult nendest toituda. Tõmbad hommikul need sisse ära ja siis üle 24 tundi on rote. Siis ma arvan, et siis ikkagi võiks lõunaks äkki 2 tükki võtma ikka, et ikka oleks kindlam. Võtta siis erinevad maitsed vähe, see on põnevam. Aga õnneks seal on see variatiivsus on päris suur, et ma arvan, et kui sa oled suvalisse supermarketisse, siis seal sellist nagu nii-öelda maitsestatud kohupiimatoru ja veel maitsestamata on ka erinevaid. Et neid maitsestatud kohupiimatorusid on, ma arvan, julgelt mingisugune 10-15 erinevat varianti. Oota, et siis müügil on ka maitsestamata erineva maitsega toru. Et vanillimaitsega, banaanimaitsega maitsestamata toru. Ei, ma ei ole tegelikult lihtsalt uurinud. Sest ma ise, see on ütleme see nii-öelda minu nagu mugavustöit on see, et ma kodus, mul on külmkapis mingi hunnik neid maitsestamata torusid, ma võtan selle maitsestamata toru ja ma maitsestan seda ise vastavalt sellele, mille järgi mul isu on. Ma kasutan kas näiteks mingit külmutatud marju, mis on mul külmkapis, komponendina võib kasutada mett, kaneeli, kardemoni, igasuguseid erinevaid moose, mida tavaliselt, ma ei tea, sul suguvõsas kõik valmistab moose. No vot. Kaneel on väga hea sinu seedimisele ka. Ja siis nagu see on rakendus kõikidele nendele moosidele. Mis muidu ei kipu eriti rakendust saama. Ühtlasi, kui teil on näiteks, kui teil kipub kodus olema nagu mooside ülejääki, siis mulle võib alati tuua moose. Ma söön väga palju moosi. Väga hea, ma jätan selle meelde. Mulle võib ka. Just selle tõttu, et ma söön neid selle kohupiimaga. Ja igasugused seened, igast konservid ja kõik asjad võib tuua. Ja siis, nüüd tuleb see plot twist, eks ju. Ja nende moosidega võib süüa ka maitsestavate kodujuustused, mis on tegelikult nagu veel parem valguallikas kui see kohupiimakreem. Ja mu naabrimees, või endine naabrimees, enne kui ma kolisin, ta tegi seda, või teeb siiamaani, et tal on see komme ka ja et see kodujuust ja siis sinna läheb moos sisse. Kas need on need teemad, millest te koridoris jalutades räägite naabrimehega? Ei. Kas ta on mingi jõusalimees? Jah. Vist on küll, on. Lisaks sellele nagu just nagu selliste valgurohkete piimatoodete tarbimine näiteks enne magama minekut, mõeldes enne magama minekut, mitte nüüd siis enne voodisse minemist, vaid nii-öelda see
kõige lühem aeg, mis on võimalik sul veel enne magama minekut süüa, eeldusel, et sa tahad siis kui sa süüa. juba voodis oled pikutanud natuke aega enne kui magames. Siis lased üle toruva sisse. Et kui sinu huvi on nagu selline hea taastumine näiteks füüsilisest pingutusest või sa tahad lihaseid kasvatada, siis see on väga optimaalne tarbida õhtul veel nagu sellist piima. Oot. Kas sa ütled praegu mulle seda, et kui ma tahan lihaseid kasvatada, et siis ma pean viskama voodisse pikali? Ei, mida mina ütlesin, seda ütles Mattias, mida mina ütlesin oli tegelikult ikkagi see, et see võib olla näiteks tund aega enne magama minekut, et see sinu viimane eine, see päeva viimane eine, eeldusel, et see õhtul üldse midagi sööd, ma võin, eks ju selle näitena jällegi, et kui mina üritasin võistlusteks kaalu reguleerida, siis see eine, mille ma üldiselt päevas ära jätsin, oli vastavalt mugavusele kas hommiku või õhtusöök. Ei, aga tähendab, kuhu ma jõuda tahtsin nagu see, eks, et kui ma nüüd, meil on, lindistame hilja õhtul nagu ikka, poed on kinni, aga Circle K-sse lähen, võtan sealt selle kohupima toru. Circle K-s minu teada ei ole neid kohupima torusid. No leian mõne teise koha, kus on, lükkan selle endale sisse, siis olen veel tund aega arvutis ja siis lähen magama ja siis hommikuks on lihased suuremad. See sõltub, nüüd me jõuame tagasi mõnes mõttes algusesse, et kas kilokalorid on nagu kõik võrdsed või, et nagu tegelikult. Mis su eesmärk on, kurat, küll? Ei, sa tahad süüa, sa tahad lihaseid kasvatada. Üks asi on eesmärgid, aga nagu mis iganes su nagu see eesmärk on toitumise suhtes või kuulajatest, kellele, et kas sa tahad kaalu tõsta või kaalu langetada, kas sa tahad kehakompositsiooni muuta kuidagi, saada rasvaprotsenti madalamaks, saada lihaste osakaalu suuremaks, mis need kõige põhilisemad asjad on, siis kõige olulisem üldmõjutaja sellele on üldkaloraaž. Ja selle suhe siis sellesse, nagu kui palju sa energiat päevas kulutad. Nagu see on see kõige olulisem asi. Kõik muud asjad tulevad pärast seda. Okei, aga siis kuidas siis on, et milline peab olema minu tarbitud kalorite hulk versus nagu siis sisse söödud kalorite hulk, kui ma tahan lihasmassi kasvatada? Suurem. Nagu selles mõttes sisse söödud. Aga kui ma tahan rasaprotsenti kahandada? Seda samal ajal teha on suhteliselt raske, nagu see on raskendatud. Ma saan aru. Küll on see võimalik jõutreeningu abil nendele, kes alles alustavad jõutreeninguga. Eks ju, aga siis on ikka pigem sedapidi, et see sisse söödud kilokalorite hulk peaks olema tarbitust suurem. Või et sisse kulutatus suurem, et nagu tarbitud kilokalorite hulk või tarbitud energia hulk peaks ületama siis kulutatud energia hulka selleks, et oleks võimalik nagu kasvatada. Oleks nii-öelda nagu energia üle, et sellest saaks kasvatada lihast. Okei, kuigi nagu teatud mõttes ka väikese energiadefitsiidi tingimustes algajad saavad võib-olla natukene kasvatada lihast, siis eeldusel, et nad annavad sükest õiget, aga mitte liiga suurt stimulatsiooni, mis siis kasvataks lihaseid. Et seal tuleks paika panna see, et okei, et sa juba rääkisid sellest, et see päeva keskel nagu töövõime on tähtis. Ja ajakokkuhoid. Ajakokkuhoid on tähtis. Ma arvan, et see kohupiimatorude variant võib täitsa hästi toimida. Kuigi ma käisin tervishoiuarsti juures ja siis mul oli üks verenäitaja oli punases ja see oli valge, nagu punases nii-öelda nagu ohtlikus kategoorias ja see oli valge vereliblede hulk. Ja siis, kui ma püüdsin internetist leida vastuseid küsimusele, et mida süüa selleks, et seda arvu tõsta, siis ei olnud ühte head lõplikku vastust, nii et ma nüüd ei teagi, mis saab. See läheb ka minu ekspertsusest igati välja, et ma arvan, et seda sa peaksid küsima mõne arsti käest. Ja tegelikult mina ütleks veel siia sekka oma mõtted lõunapausi tähtsusest, et inimesed kõik, kes te istute näiteks kontoris 8-5, teile kõigile on ette nähtud ilmselt üks tunniajane lõunapaus, kasutage seda, et jalutada, et süüa kuskil väljaspool, võib-olla mõne sõbraga rääkida millestki muust kui tööst, et see paus on tegelikult väga hea asi ka. Ja söögieelne ja söögijärgne liikumine on ka väga kasulik. Et näiteks jalutamine kuskile kohta, kus sa sööd ja siis seejärel sealt tagasi jalutamine on tegelikult kasulik. Aga mida meiega teeme? Me ei ole ju doktorandid nagu meie. Mina ka enam ei ole. Jah, tõsi. Nii, tagasi. Me pole ka bakalaureuse tudengid. Teate mis või? Ma tahtsin rääkida teile ühest asjast, mis natukene tegi mulle what the fuck. Aga natukene ka süüker nagu, kuidas öelda, tõesti nagu, mis mõttes nagu, aga samas nagu kuidagi oli süüke väga huvitav kokkulangevus. Et
täna kaitses filosoofia osakonnas oma magistritööd üks tudeng, kes kirjutas selle populismist. Et siis ta seal nagu filosoofiliselt natukene analüüsis populismi ja siis nagu selle suhet seal demokraatiaga üldiselt ja nii edasi. Ja mina retsenseerisin seda tööd ja siis ma lugesin seda väga hoolikalt ja vaatasin, mida sa kuskil saaks nii-öelda vastu vaielda ja siis kaitsmisel arutasime seda ja nagu üks nendest asjadest lihtsalt, mis selle töö käigus siis oli see, et ta püüdis kuidagi populismi ära määratleda. Ja selle töö käigus ta ütles, et nagu üks populismi tunnustest on see, et populist räägib või nagu kõneleb umbes sellistest kategooriatest, et miskid asjad, mis on tõelised ja mingid asjad, mis on nagu valed või ebatõelised, et on nagu näiteks tõeline rahva tahe või et nagu et tõeline nagu selle rahva esindaja ja või midagi sellist nendes kategooriates. Ja siis ma niimoodi abstraktselt mõtlesin, et jah, okei, see tundub vist nagu usutav, et hea küll, ma selle punktiga konkreetselt selles diskussioonis nagu vaidlema ei hakka. Ja siis ma avasin pärast kaitsmist oma Facebooki ja avastasin, et mind on kutsutud ühele üritusele, mida siis nagu ürituse siis tutvustav tekst reklaamib ennast siis niimoodi. Mis on tõeline Euroopa suurte tähtedega ja mis vale Euroopa suurte tähtedega? Kuidas ohustab vale Euroopa tõelist Euroopat? Milles seisnevad tõelised euroopalikud väärtused ja Euroopa identiteet? Ja siis ma mõtlesin, et vau, no tõepoolest ongi nii, et ühesõnaga näed, et sa hommikul filosoofia osakonnas vaatad kellegi niisugust filosoofilist analüüsi selle kohta, et mis asi on populism ja siis sa teed oma Facebooki lahti ja sa leiad sealt ja ongi inimesed, kes tõsimeeli pöörduvad rahva poole ja kutsuvad neid osalema oma üritusel, kasutades fraase nagu, mis on tõeline Euroopa ja mis on vale Euroopa. Ja siis ma olin niimoodi, et no näed, võib-olla oleks pidanud tudengile parema hinda andma. Siuke juhtum oli mul täna. Ma lugesin ka seda dokumenti. Ma lugesin selle läbi. Ma ei saa seda 15 minutit enda elust kunagi enam tagasi. See ei ole nüüd see, et ma ei ütleks, et ma ei soovitaks teil seda lugeda, aga lihtsalt mu ootused dokumendile, mida reklaamiti kui justkui, et selle on kirjutanud nagu mingisugused teadlased, kes soovivad algatada nagu diskussiooni. Mu ootused sellisele kirjeldusele vastavale dokumendile olid oluliselt kõrgemad kui minu meelest see argumentatsiooni tase, mida me selles dokumendis nägime. Aga nüüd on see küsimuseks, et kuna sina arvad, et see oli mingis mõttes aja raiskamine, siis kas me peaksime seda saate kuulajatele siis linkima või mitte? Sest siiani me tegelikult ei ole siiamaani tegelikult öelnud, millega on tegu. Jah, see on keeruline küsimus. Et ma arvan, et ikka peaksime linkima või nagu selles mõttes. Ühesõnaga, et selle dokumendi nimi on Pariisi manifest ja siis selles üritusel, ühesõnaga, kuhu mind kutsuti, et seal oli Maarja Vaino, Hardo Pajula, Jaak Valge ja Markus Järvi, kes siis seda dokumenti seal esitlesid ja diskuteerisid. Et jah, mul jäi sinna minemata, aga sinu reaktsioonist tulenevalt mul võib-olla ei ole kahju, aga samas just oleks olnud vahva näha, et et ongi see, eks, et seminariruumis oli filosoofiline diskussioon selle üle, mis asi on populism ja kuidas see demokraatias esitlub ja siis võib-olla oleks saanud seal seda reaalselt nagu Muideks, minu meelest selles manifestis on isegi punkt selle kohta, et populism on okei. Ja et nagu justkui siis nii-öelda need õige Euroopa jõud peaksidki kasutama populismi saavutamaks oma eesmärki. No jah, see on jah, nagu niisugune levinud, ütleme, see on kauaaegse traditsiooniga diskussioon poliitika filosoofias või poliitika tegemises üldiselt, kus on nagu see, et kui sa oled olukorras, kus sinul on tõelised, õilsad ja õiged eesmärgid ja sihid, aga sind ümbritsevad ainult lurjused, kes kasutavad ebaausaid võtteid, et kas siis sul on nagu piisav õigustus ise ka kasutada ebaausaid võtteid, sest muidu sinu õilsad ideed jäävad ellu viimata. Nii et selles mõttes nemad on siis paistavad olevat valinud selle tee, et näed, et kuna meie eesmärgid on siis need tõelised Euroopa eesmärgid ja populism on miski, mis töötab, siis meil on õigustatud nagu seda populismi ellu rakendama. Ma praegu siin muidugi spekuleerin, ma ei ole dokumenti ise lugenud. Ma tahaks teha siit täiesti 180-kraadise pöörde. Teate, mis on minu nädala WTF, mis nüüd nagu materialiseerus? 180 kraadi tähendab, et sa pöörad ennast ümber, mitte ainult... Ei et ma pööran sellest... Eesmärk oligi selg keerata sellele teemale. Jah, täpselt. Just. Et
olete te nagu hiljuti möödunud Tartus Edeni keskusest? Ei. jah, ma elan seal kõrval. No vot, et Edeni keskusele tehakse juba mõnda aega juurdeehitust ja sinna tuleb kino ja igasuguseid muid toredaid asju ja tore, et sellises kohas nagu kaubanduskeskus proovib konkureerida kuidagimoodi nagu sellega, et Tartu selline kaubanduselu on koondumas lõunakeskusesse ja sinna piirkonda. Aga nagu erinevalt kesklinna piirkonnast, kus natukene nähakse arhitektuuriga vaeva, siis Edeni keskusest, mis on seni olnud lihtsalt suur plekist kuut, saab nüüd lihtsalt veel suurem plekist kuut. Et kui justkui oli püsti nagu selle ehituse või juurdeehitise nagu karkass, siis või need postid ja asjad seal, siis mul oli sellele nagu kõrgemad ootused, et ma lootsin, et nagu selle välisfassaadiga nagu tehakse midagi. Aga see on täpselt samasugune nagu eelne see nii-öelda vana Edeni keskus, siuke valge plekiga ülelöödud akendevaene pind. Mul on küsimus. WTF, linna arhitektuur. Kas nad tegid juurdeehituse selliselt, et seda jõuluvana enam sinna katusele panna ei saa või nad selle jõuluvana augu jätsid sinna alles? See nagu nii-öelda olemasolevale osale saab seda jõuluvana endiselt kinnitada. Nii et... Nüüd on vaid boonuseks see, et nüüd on seal 5 jõuluvana iga nurga peal. Ja või ei saa välistada. Aga see on see üks konkreetne Edeni keskuse jõuluvana, kes seal katusel on. Ja just kui piilub sealt üle ääre. Just. Et see on klassika. See on klassika, jah. Et aga mul on nagu kurb mõnes mõttes see, et see on tegelikult ju siuke, et seda piirkonda võiks ka ju arhitektuurselt teha kuidagi põnevamaks ja see on samas siuke koht, et üle Sõpruse silla sõidab nii palju autosid, paljud inimesed, kes võib-olla tulevadki linna või lähevad linnast, sõidavad sealt mööda ja siis nagu mõnes mõttes sellise see võiks olla natukene apetiitsem, et ma tahan sinna minna. Täpselt tervitab neid lihtsalt mingi siuke valge plekist karp. Aga võib-olla see on mõeldud, et see moodustab siis nende üle tee olevate paneelmajadega mingisuguse... Aga ta ei moodusta või sest ta nagu... Ta on valge, ta peaks olla kollane. Ja nendel on vähemalt aknad. Jah, okei. Et siuke... Aga siis algatame, tähendab siis sellest Tartu linna kaasava eelarvesse esitatud projekti, palun värvige kollaseks ja tehke maalige võltsaknad peale. Ma muidugi ei tea seda, kas äkki... Viimistlus on lõppenud. Jah, et võib-olla neil on näiteks plaan katta kogu see sein mingisuguse ägeda graffitiga, mis võiks nagu vägagi päästa seda asja. Aga ma kahtlen. Olgu nii. Ma kahtlen ka. Kas sa oled mu nõus, et see asi on kole? Olen nõus, jah. Ma ei ole tegelikult seda niimoodi isegi veel, ma silmanurgast näen, et see on ehituse, siis ma nagu ei vaata seda. Sa vist üle Sõpruse silla nagu väga ei sõida või sealt nagu tagant küljelt nagu niiviisi, et siis... Aga ma ikkagi olen seda näinud ja ma käin seal toidupoes ja nii edasi, et ootame siis sõrmed ristis, et sealt tuleb parem tulemus kui see, mis hetkel tundub, et tuleb visuaalses mõttes. Aga mis me ikka vingume, kinno on ikka hea minna vast sinna, et... Jah, seda muidugi. Nii, kas Mattias, sul ka mingit WTF-i oli? Midagi närvi ajas või? Ei olnud. Mul on sinu üle hea meel. Ma mõtlesin just enne ka selle üle, et vaatasin enda märkmeid ja mõtlesin, et mille üle mina täna pinguda saan. No vot, ei olnud. Okei. Mul on tegelikult üks lühike jutt on veel, mida ma juba nagu mitu nädalat olen soojendanud selle mõttega, et saaks nii-öelda selle nädala avastusse panna, et nutitelefonid on asjad, mis on ehitatud selleks, et neid tihti välja vahetada. Et ma isegi ühel hetkel, kui ma oma esimest nutitelefoni plaanisin välja vahetada, siis ma ka uurisin selle järgi, et mis on nii-öelda see keskmine eluiga, et mis oleks nagu see mõistlik aeg, et ega ma liiga vara ei vaheta ja ma avastasin, et ma olen juba nagu et seal oli mingisugune, leidsin internetist mingi tabeli, mis siis väitis seal erinevate, et mitu kuud on selline keskmine uue telefoni ostmise periood erinevates riikides, et mul vist oli niimoodi, et selle ameeriklaste keskmise perioodi ma olin juba 2-kordselt ületanud. Nii et ma selles mõttes pigem harva ostan endale uusi telefone, tegelikult mul ongi alles teine nutitelefon üldse, aga eelmine siiamaani vedeles mul sahtlis. Ja ma nagu pikalt mõtlesin, mida ma sellega teen, sellepärast, et see tehnoloogia selles mõttes nagu vananeb ja siis on see, et ta muutub mingis mõttes nagu kasutuks, et ta ei suuda enam nagu tegelikult täita seda funktsiooni, milleks ta just on nagu mõeldud. Ja ma üks päev sõitsin taksoga
ja takso istme peal oli mingi reklaam, seal oli üks niisugune veebileht ja see tundus mulle põnev, ma jätsin selle meelde, ma läksin koju ja siis seal on põhimõtteliselt niisugune teenus või niisugune siis asi, et sa annad neile oma andmed, nad saadavad sulle koju ümbriku, mis on makstud ümbrik, kus on peal mingisugune paber, niisugune väikene kirjalik leping, kuhu sa paned sinna oma mingisugused veel täpsemad andmed, paned oma telefoni sinna ümbrikusse, paned selle ümbriku posti ja siis plaani järgi peaks olema nii, et see ümbrik jõuab nendeni, nad teevad selle lahti, nad võtavad sealt sinu telefoni, nad teevad sellele kiire tehnilise kontrolli ja siis nad maksavad sulle mingi arvu raha vastavalt sellele, et mis mudeliga on tegemist ja kui heas korras see on. Ja minule lubati 7 eurot, nüüd on juba 2 nädalat, kui ma ootan oma 7 eurot, siiamaani ei kippu ega kõppu, et ma ütleks, et sounds legit. jah, ja et tähendab, ütleme, üks asi, mis mida ajab natukene teeb ajab ärevaks, on see, et kui ma vaatasin selle teenusepakkuja või selle teenuse kodulehekülge, et siis ma vaatasin täpsemalt nüüd ma vaatasin nagu hoolsama pilguga ja ma leidsin seda üles siis nende need kasutustingimused ja selle kasutustingimuste ütleme siis vältel on nad ühe korra viidanud iseendale oma sellele osaühingule hoopis teise nimega. Et nagu kogu dokumendi vältel on nagu üks osaühing ja siis... See on sellepärast niimoodi, et nad on kopeerinud kuskilt selle kasutustingimused pikalt ja siis on välja vahetanud seal oma telefoninumbri, aadressi ja ettevõtte nime ja siis kuskilt on kogemata jäänud üks lõik. No midagi seal nagu toimub, aga samas see viitab sellele, et need inimesed on siis, mis iganes, kas nad on laisad või lohakad, et see nagu selles mõttes tõesti nagu kahandab seda usaldusväärsest, aga teisest küljest on nagu see, et isegi kui peaks juhtuma, et ma ei saa kunagi oma 7 eurot, siis vähemalt ma nagu sain sellest telefonist oma sahtlis lahti ja see on vähemalt on kuskil, mis ei ole mingi suvaline prügimägi, ma loodan, sest et ma panin selle ikkagi ümbrikuga postkasti ja see Omniva ilmselt viis selle ikka kuskile. Kuidas sa selle telefoni tühjendasid? Mis su andmetest sai? Sellele telefonile ma olin teinud eelnevalt juba siis selle tehase algtaastamise sellepärast, et mitu aastat tagasi ma osalesin ühel niisugusel hoovi täikal, kuhu me siis oma abikaasaga viisime kõik, mis me leidsime oma sahtlitest ja kappidest, mis meile tundusid, et kellelegi võiks olla kasulik. Ja siis ma püüdsin seal seda telefoni maha müüa, ma peaaegu leidsin isegi ostjad, aga kaup jäi katki. Nii et ma olin nagu selles mõttes selle äraandmiseks juba ette valmistunud, et andmetest ja igasugustest äppidest ja värkidest oli see tühjaks tehtud. WTF, ütleks selle peale. No aga vaata, kui lõpuks see raha tuleb, siis ma saan öelda, et see tuleb vinge saade. Jah, siis ma saan öelda, et näete, et minge siin aadressile ja saatke oma vanad telefonid neile. Ja siis loomulikult me ootame, et sa tollel saate tegemise ajal teeks rikkalikult välja selle 7 euro eest. Mõtle, kui palju neid piknikupirukaid saab 7 euro eest. Neid piknikupirukaid saaks kilo. Jah, no oot. Ja nüüd arvutame välja, mitu kilokalorit see oleks. Aga minul tuli tegelikult meelde väga tõsine WTF seoses nutitelefonidega. Et ma rääkisin ühe enda tuttavaga lihtsalt. Ja kuidagi jutt läks selle peale, et mis on nagu ammu teada, et Ühendriikides näiteks põhjustab autoroolis tekstimine või nagu siis sõnumite kirjutamine juba oluliselt rohkem raskeid liiklusõnnetusi kui alkoholijoobes juhtimine. Ja siis meil tuli sellest juttu ja siis mu see tuttav justkui iseenesest mõistetavalt ütles nagu seda ka, et umbes, et et ma saan sellest aru, aga samas ikka mul ka tuleb seda ikka ette, et vahel ikka nagu võtan seal roolis selle telefoni ja nagu niiviisi. Ja siis mõtlesin, et mul endal on küll nagu see reegel, et kui auto nagu liigub ja ma olen roolis, siis ma mitte mingil juhul nagu telefoni ei käsitle. Et kui just ei ole nagu, on olnud erandeid neid, kui ma pean panema nagu selle helistama kellelegi, mille siis nagu handsfree võtab üle, et ma saan selle kõne nagu telefoni, et mul on vaja nagu kuidagi see telefon saada helistama. Aga ka kõnede vastuvõtmiseks on ka okei, et ühesõnaga... Kõnede vastuvõtmiseks ma vajutan nagu selle auto handsfree peal. Okei, sul on autoga ühendatud nagu. Okei, selge. Nii, eks ju. Ja see on nagu asi, mida ma saan teha ilma nagu telefonisse vaatamata vastu võtta. Isegi nagu nii öelda, et kui vastu võtta.
aga tema nagu justkui iseenesest mõistavalt ütles seda, et noh, et vahel on ikka nagu mingid kirjad kirjutada ja nagu niiviisi ja mul oli nagu see, et wow, et nagu, et noh, et kas see ei ole just see, millest me praegu rääkisime, et nagu see on asi, mida kindlasti ei peaks keegi tegema. Ja siis ta oli, et nojah, aga umbes, et vahel oled seal maanteel ja umbes on ju vaja ja noh, ta elab nagu linnast väljas ka, et sõidab nagu maanteed mööda päris tihti. Ja siis mul oli nagu siuke tõesti siuke üldine nagu WTF, et mis nagu toimub. Et see, et kas te oleks näiteks 20 aastat tagasi ette kujutanud seda, et keegi räägib normaalselt sellest, et ta nagu juhib autot ja samal ajal loeb raamatut. Või ajalehte. Tähendab... Või siis nagu kirjutab märkmikusse midagi. Tähendab, ainus võrreldav asi, nagu ainus võrreldav niisugune nagu tegelik kogemus, mis mul on aastal 2005 tegin siis sükest tolleks ajaks enam mitte nii populaarselt, aga siiski veel tehtavat asja, et läksin Euroopasse hääletama, et võtsin nagu kotid selga ja siis hääletasin ja käisin Euroopas erinevatest riikidesse. Aga ma olin piisavalt nagu mugav inimene, et ma kasutasin natukene ka siis sükest interneti teel sõidujagamis niisuguseid nagu kokkuleppeid või teenused, et inimesed, kes sõitsid mingit pikka maad kahe riigi vahel, et siis mingisuguse väikse rahast nad võtsid kaasa. Ja siis seal oli üks härrasmees, kellega ma sõitsin, ma arvan, ma sõitsin Saksamaalt Hollandisse temaga. Ja siis ta oli kuidagi niimoodi, et vaata kui vahva, et te siis te tulite, me olime 3 kambaga, et tavaliselt mul on nagu siin, näitas siis kõrvalistuja istme peale, et tavaliselt mul on läpakas siin lahti, et ma vaatan filme. Ja siis ma olin nagu ka, et oota, mis asja, et kuidas sa nagu, et kui sul on nagu läpakas kõrvalistuja koha peal ja sealt jookseb filme samal ajal sõidad mööda kiirteed, et see tundus mulle, et ta teeb nalja. Et ma olen olnud sellises siis autos, kus on selline juht, kes väidab, et ta vaatab filme, aga ajalehe lugemine tundub ikkagi väga veider. Et ma nagu ise, või et ma ei saa aru, kuidas inimesed ei saa aru, kui ohtlik see tegelikult on. Et et mul endal nagu küll on nagu neid momente ka, et mõnes mõttes, kui ma kasutan seda telefoni või olen kasutanud telefoni näiteks ka selleks, et mingit kõnet valida või niiviisi liikudes sellel ajal näiteks 90 kilomeetrit tunnis, siis mul on nagu küll see tunne, et ma saan sellel hetkel aru, kui nagu arulage see tegelikult on. Et ja ma ei kujuta hästi ette, et ma sellega nagu ära harjuks või et ma harjuks sellega niiviisi ära, et ma ei põhjusta näiteks liiklusõnnetust. Et hea kuulaja, palun ära lihtsalt niiviisi tee. Jah, et kui on ikkagi liikuv auto ja sina peaksid olema roolis, et siis... Et roolis olles nagu telefoni kasutamine on ikka nagu big no-no. Jah, ja kui sa ei ole roolis, aga keegi teine on roolis, kes nii käitub, siis võtta ära telefon käest. Võtta kontroll üle olukorrast. Sest et see on täpselt sama, eks, et nagu ju, et kujuta ette olukorda, näiteks ma mõni nädal tagasi leidsin ennast sellest olukorrast, kus on see, et on inimene, kes on nagu niimoodi joobes, et ta ei seisa enam korralikult püsti ja siis on mingi, kuulge, lähme nüüd driftima, on ju. Et siis on nagu see, eks, et võetakse ta autovõtmed käest ära ja ei anta talle neid, sest ta ei lähe driftima sellises olukorras, on ju. See tundub ju nagu normaalne, et inimesed drifti niisamagi juba. ja see teema mul tuli meelde, et kuidas see jutuks tuli jutuks sellest, et ühel firmal tuli just välja roller, mis on hästi nagu siuke nutisõbralik umbes, et sa saad nagu a la telefoni laadida nagu enda rollerist ja niiviisi ja siis sellel rolleril on kohe nagu by default sisse ehitatud nutitelefoni hoidja. Aga see on ju hea, saad kaarti vaadata. Jah, sa saad kaarti vaadata, sest see on täpselt see, mida need kõik noored sellega teevad seal. Nad vaatavad kaarti rolleriga sõites. Sest tavaliselt sa rolleriga sõidad hästi palju nendes kohtades, kus on vaja vaadata kaarti. No aga linnas ongi ju kaarti vaja vaadata, sest sa oled võõras linnas, sa ei tea, kuidas... Sa pead kõigepealt rolleriga võõrasse linna saama. No võib-olla sa elad niisuguses linnas, mis on nii suur, et nüüd ongi see, et see on nii suur linn, eks, et sa nagu ilma rollerita sa ei lähe nendesse piirkondadesse, aga nüüd sul on roller, sa saad minna avastama seda linna. Ei seda muidugi. GPS-i seda ütlesin ka mina, mille peale siis see sama nagu tuttav ütles, et... Ei, aga sõnumite saatmine ikka. Jah, et aga sõnumite saatmine. Just, nii. Tähendab, minul oli täna õhtul ennem seda oli mul väike lootus, et me saame rääkida veidikene sellest, et... Arutelukultuurist, et mul on mõned
mõned niisugused, ma ei tea, mured ja küsimused, et ma ei tea, kuidas on, kas kell on hilja õhtul või ei ole hilja õhtul. mina panen ette, et räägime sellest mõni järgmine kord. mina ka, et kell on praegu 11:30 juba ja meil on 1:20 saade praegu, et Lähme koju ära. Matsil on nagu näha, lõunapaus ei koti, öine paus ei koti, laseme lihtsalt kogu aeg ajul ragiseda, meie siin Jörgeniga mõlemad vaatame üksteisele otsa oma väsinud silmadega ja mõtleme, et hommikul tuleb lapsed lasteaeda viia. Ah jaa. Et vist täna tõmbaks selle asjad tegelikult kokku ja teeks kohe varsti siis äkki uue saate, kus me saame rääkida sellel teemal. Kas me võime ka välja hõigata selle külalise, kes meil on juba kokku lepitud ja peagi kindlasti tulemas, Jörgen? No jaa, ikka võime. No aga hüüa siis välja. Et tõenäoliselt järgmises saates, kui mitte järgmises, siis ülejärgmises saates räägime me fenomenist nimega Jordan Peterson ja räägime sellest Mihkel Kunnusega. Jah, saab olema vahva. Jah, et võib-olla võime ka temaga arutelukultuurist rääkida. Just, sest et ma nüüd teen viimase üks väikse vahelepõike, et selle sama magistritöö kaitsmise ajal, mis oli sellest populismist, et seal ka publikus tõstatati see küsimus just selle populismi, nagu mõõduka populismi lubatuse kohta ja seal ka mainiti Petersoni nime ja öeldi, et Jordan Peterson on nagu siis teinud sellise väite, et tema on toonud mitmeid inimesi nii-öelda sellest eriti paremäärmusest nagu tagasi keskele. Et ta nagu nii-öelda on õigustanud oma tegevusi sellega, et talle saadetakse kirju selle kohta, et näe, enne ma olin totaalne paremäärmuslane ja troll ja halb inimene, aga näe, sina tõid mind niisugusesse mõistlikusse nagu keskpoolele tagasi. Et selles mõttes ka filosoofia magistritöö kaitsmistel ei pääse Petersoni ja sellega, et olgugi, et Petersonist on juba palju Eesti meedias kirjutatud, siis tõenäoliselt me saame olema esimene podcast, kes temast räägib. Noh, jah. Eesti keeles. Nii. Vot, aga seda siis järgmisel korral. Või ülejärgmisel. Nukid.